Hei päikesejänkude kuulaja, mul on hea meel, et sa selle episoodi käima panid. Mina olen Roger Andre ja lisaks sellele, et me teeme Täniga koos seda podcasti, olen mina ka veebruar-märts üle Eesti oma tuuril Seebikas. Piletid rogerandre.ee. Ütle nüüd, kus piletid? maidup.ee. Tulen kohale, ma ütlen, kuhu ma ei tule, Jõhvi ei tule, Põlvasse ei tule, mujale tulen, Tõrvasse ka ei tule. Kõik muu peaks enam-vähem nagu maakonniti kaetud olema, et kellel kipitab, kellel isu on, siis tulge ja võtke ligi. Tõrva rahvas, ma arvan, Viljandi kõige lähemal, Võrus olen ka Keilas ja Sauel ei ole, aitäh. Teemegi täna raamatupidamist nõuandeid Maidukilt. Investor koomas. Ei kuule, ma ei hakka avalikult rääkima, mis seisud mul on seal. Hoidke oma raamatupidamine korras ja olete õnnelikud inimesed. Jah, makske käibemaksu. Kuradi... See nagu käisid vahepeal halliks värvimas või? Jah. Mul ongi hall ja hõbe on uus teema. On küll. Silver Fox. Väga siuke hea. Jah. Vaata... Tead, ei näe seda tüüpi 4 päeva, ta on täiesti... No jaa, ma olen fucking CEO nüüd. Mille CEO? Kas me lindistame juba? Jaa. Mille CEO? No ma fucking Habit OÜ, CEO. Mis see tähendab, et sul kõikidel eestlastel on OÜ? Jaa, aga mitte kõigil ei ole käibemaksu kohuslastest OÜ-d. Noh, siis ma olengi CEO. Ma olen ka. MCL ütles, et võiks vahest ise ka pesu pesta. Ma olin nagu... mul on selle jaoks kunded. Mul on kunded selle jaoks. Mis mõttes sul on kunded, et sul on kliendid, kes pesevad sinu pesu või? No, in a way, jah. In a way, okei. Ta lihtsalt kasutab sõnu, mis ta on kuulnud. Kunde. Haige sõna ka, see on ikka korralik sõna. See on overhead ja ma olen in over my head. Kasu ütle ROI ka siia nüüd. ROI, mis seda on? Return of investment. Return of investment. Ja siis on, muidugi on see kuradi SOE on ju. Engine optimization. Räägi mulle lähemalt sellest. Ei no ma võin teha sinuga B2B pärast nagu business to business väike jutt. Kas inimesed on näinud, kes teil siin see kaamera taga on või? Tõnu või? Kes seal vaata seal? Me oleme nagu maalin mingi pildi temast. Kes on nagu vaata see kõige... Kes Joe Roganil on ka mingi Jimmy või Johnny? Jamie. Tõnu on meie Jamie. Young Jamie. Ja ma just mõtlen, et Tõnu, see on kõige lapse näoga Tõnu, keda ma kunagi näinud olen. Maailma kõige noorem Tõnu on see. Jah, otse saarelt. Muidu ta võiks olla ju... Tõnu, sa Tobi saad kätte? Kui ta vanemalt poist küsib. Dokumendiga või ilma? No ilma ikka. Ilma ei saa. Kui saad. Ma ei usu tegelikult, et mulle antakse ilma nagu. No mingi külapoes saad. See on ju ainult kompliment. Muidugi. Sinu kauni näolapi eest, et lihtsalt, kui keegi ütleb mulle Tõnu, siis ma ei arvaks, et sa Tõnu oled. Ja, sa oled rohkem jah siuke Chris. Või Andreas. Mingi Andreas või mingi... Aga... Lembitsa ei ole, ega Helmut. Jah, aga nüüd lähedki moodi, need vanad nimed on jälle... Helmi pannakse tütre nimeks. Ilus nimi tegelikult. Säde. Koit on ka ilus nimi. Leina. Ja siis August ja Albert ja Aksel ja... Hipsterid. Vanu nimesid. Need, kellel on see puidust lips veel ootab sahtlis. Äkki on puidust lipsu comeback. Ja. No tuleb ringiga kindlalt. Puidust lips või? Muidugi tuleb. Mõned asjad võivad jääda minevikku. Ma tean, aga raudselt mingi õpilasfirma toob selle jälle tagasi. Sa tead seda. Õpilasfirmad on tegelikult väga ägedad asjad, see on tore, et inimesed teevad seda, on väga hariv. Sa ei teeni sellega munnigi, aga nagu see on äge, et tehakse sellised asju. Ise ka selle asemel, et Gravity Bongi tõmmata õpilasfirmat. Või kuidas ta on? Jah, tõsi. Ei, nüüd kui ma olen vanem, mõtlen kindlasti, et tegelikult see aeg oli nagu enda arendamiseks. Et olla tööturu jaoks väärtuslikum hiljem. Ja nüüd oled sa ise enda peremees. Ja tegelikult olen. CEO. Lõpuks everything worked out, vaata. Sigma Grindset, hõbe kell. Kuradi. Ma ei ole nagu selline flash inimene.
ei ole või? aga ütleme nii, et mul on kellal nüüd taskulamp. No. päris suured logod on sul särgi peal muidugi. Boss. Nagu CEO-ga ei olnud. no vaata, sul on boss. jah. mul on, vaata. Mis sul on? Moncler. Oba. no sul on Loss. ja boss ei ole isegi Hugo Bossi kõige kõvem nagu brändiliik, vaata. mingi on Orange Boss on olemas mingi. jaa, vist ongi, et Hugo Boss on see põhiline ja siis need kõik teised on alamliigid nagu. Boss on boss äkki. Boss on nagu vanematele inimestele siuke moe see ja siis Hugo on noorematele. aga mis sa paned ja siis on need orange'id ja need blue'd ja need ka veel. Boss on boss ikka. sa paned Tais alati otsid neid mingeid libabrände. Mis sa seekord leidsid? no mul ainuke, mis meelde tuleb, on see, võtta, kui te Kopanjanile lähete, eestlased, nagu te kõik käite seal, onju, siis kui sa sõidad Pantai poole, onju, sealt kuradi Tonksalast sõidad nagu Pantai poole, siis seal varsti natukene nagu sellest põhi-Tonksalast väljas on mingi food court, seal on kõik pask ja seal on üks koht, mille nimi on Munn ja sinna ma ei soovita minna, sest see on sitt koht. ja seal on üks fried chickeni koht ja see ei olnud gochugaru, see oli ketchup, Korean fried chicken, pask. Aga sealt üle tee on barber, see on hea, sinna soovitan minna. Kas ma panin veel mingid ikka leidsin, mul niimoodi mingid brändid ikkagi leidsin, aga mitte eelmine kord ma käisin Vietnamis, sealt ma leidsin nagu mitukümmend tükki. Aga teevad vist rohkem seda nagu vuhvleid? Ma ei tea, no. Selge igatahes ei läinud mulle ükski asi. Jaa. Aga said ju Kotaol olid päris kaua, on ju? Kotaol ma olin ainult 3 päeva. Ainult 3 või? Ja siis ma olin Kopanjanil 2 nädalat, 13 päeva vist. Ja siis ma olin see oli suht sama reisi, mis mina siis. Bangkokis 3-4 päeva. Yeah. Bangkokis ma olin endast nooremate inimestega. Ja pean mainima, et rahaga ümberkäimine oli neil ikkagi oluliselt rumalam. Aga kuna ma olen nagu nii et ma ei suuda nagu ma olen siuke empaat, et ma lähen kohe kaasa teiste inimestega, siis ise ka nagu hakkasin neid lolle otsuseid tegema. Ja nüüd ma olen siin. Nagu laristasid palju siis? No mõttetute asjade peale kulus seal Bangkokis kuidagi, jah. See on investeering. Ei, no investeering mälestustesse, aga me läksime sinna Nana Plazasse, kõik, kes on käinud, teavad, enne. Ja selline hooramaja. See on kauband, see ei ole hooramaja. Okei, no ma ei tea ju. Ära ütle. Stay woke, ära ütle hoor nende kohta. Okei, õhtudaamide. Sekstöötaja. Õhtudaamide. Sa ei tea, mis nende sotsiaalne staatus on, miks nad seda teevad. No tõsi. Jah. No enamjaolt, et süüa. Türa woke mina on päris veenev. Jah, see on kõige suurem kuradi sai-op, mida ma olen näinud. No see on hästi nagu see tuleb, Kersti Kaljulaiuga pildil, mul on see maiduk. Ma olen natukene vähe maganud, siis ma olen, mitte vähe, no kuidagi nädalavahetusel sai vähe magatud. Ja siis ma olen nagu kettas ka vaata pisut. No mitte kettas, aga tead nagu natukene selline agitated. Mõttetute asjade peale nagu mingi lumine tänav ja niimoodi on. Siis on hästi lihtne võuk olla, sest ega ilma võhata ei saagi võuk olla. Ei saa. Aga igatahes käisime siis Nana Plazas, seal, kus need kuradi, no litsimajas. Seal oli, aga see ei olnud nagu litsimaja, see oli nagu litsimajade kompott, nagu kaubanduskeskus. Et seal on nagu mingisugune 15 erinevat kohta, siis lähed sisse sinna, siis paljud naised tantsivad seal. Tilukeskus. Ja see on päris hea, nad tulevad mingi small talk'iga tegema ja siis sa oled, isegi kui sa olema sõpradega kaasas, sa oled rahast lage pärast. See on nagu 2000 pahti läheb igal juhul ära sul. Isegi kui sa ei lähe mingit teenust soetama, mida ma ei läinud. No see on mingi 60 €. No jaa, aga see on ikkagi, mille peale sa pead, no eks alguses ostad ju joogi, kui sinna lähed. Siis tuleb see mingi prostituut kõva, kui see on ülivali muss on, siis tuleb see prost nagu small talk'i tegema. Mingi silitab mu paaki, vaata. Ja mingi paak. How are you? Ja ülivali muss on ka, sa ei kuule nagu, vaata, mida ta räägib ja see on lihtsalt nii fucking awkward on olla. Siis nad tulevad sulle külje alla, vaata, siis mul teised mehed kõrval, need juba oskavad nendega toimetada.
siis mul on nagu täiesti awkward on olla, siis on seal mingi räägib jutu, how are you, where you from? Mine ära siit vaata, las ma lihtsalt vaatan neist ripparid, tõmba nahku. You buy drink for me. Just see kuradi ei oska olla seal mingi, lähed paanikasse, hakkad talle mingi jooki ka ostma ja ongi putsis raha otsas. Nikku ei saanud ja raha on otsas. Seal on mingi eraldi, vaata, lady drink, siis tuleb mingi siuke kesine jook, vaata. Ja siis see, sõnaga teevad tühjaks. Ja siis ta teeb small talk'i veel ka, vaata. Ta ise oskab mingi kuradi kokku mingi 30 ingliskeelset sõna. I like me, oh I like your hair. Where you from? What your name? Siis ma ütlen, ma ei tea, Finland. Ma ütlen Riho. My name on mingi kotina. Sa ei pääse ära sealt ka, vaata. Ja. Ja siis inimestel kuidagi minu arust jääb veel mingisugune selline illusioon ka, et et ta ei ole lihtsalt prost, et sa kuidagi nagu päriselt meeldisid talle. Ja sa oled pärast osav on. Ja sa oled pärast teile õnnelik ka, et sa maksid peale selle eest, et kummiga plaukarit saada. Aga kui sa ei tule, sa ei pea maksma ka. Seda ma ei tea. Ma kuskilt kuulsin sükest juttu, See scumbag turist. et mingid meremehed vedasid seal Hamburgis, see on kuradi mis see on siis, mitte Litsimaa ei tohi öelda, taoliste institutsioonidega kaetud ala. Ja siis see standard ikka vahetub nagu. Ja siis viidi sinna on ju. Kujuta ette, mis Paugu Ais seal võib olla. No ja siis jutu järgi, ta oli siuke häbelik poiss ka, vaata, siis teised mõtlesid, et aitavad ta üle sellest häbelikust. Mine tee ära, no. Kõik hakkavad ju survestama ka, vaata. Nagu Eestis hakatakse joomisega survestama. Ma ei taha võtta, mis jutt? Ja siis kuradi joodetakse. Ja, siis pead ütlema, ei, ma olen autoga või rase, vaata. Siis seal on sama. Ma olen rase ja autoga. Seal on sama mingi, mine käi ära, no mida sa pablad, mine käi ära. No ja sigades see poist läks siis sinna lõbumaja ja kuradi kuulduste järgel nii palju pauku tulnud, et pidi topelt maksma. Nii kaua sa kinni hoidnud endas. No jah. See oli siuke Renard Rommal. Mul oli ka üks kord, kus ma olin seal Bangkokis, vaata. Anna mulle palun seda. Läksin Massusse. The piece so good, räägi. Läksin Massusse nagu, no see, vaata nüüd ma ei teeks enam. Lõpeta ära. Ei, nüüd ma olen nagu... Sa oled gentleman, muidu. Nüüd ma olen härrasmees, vaata. Nüüd ma nagu olen uurinud, vaata, mis on mingi inimkaubandus ja seal võib-olla ei ole kohalik. Aga no ikka vaesuse mingi, et sa kasutad kellegi sotsiaalset kuuluvust, et saada jobi enda kottidest välja. Ja kultuuriliselt nad näevad seda teistmoodi, aga natuke tunnen, et see on nagu see vabandus, mida inimesed nagu kasutavad. Et et siin on see teine asi, vaata. Aga anyway, olin siis seal Pihumassus, on ju. Just siis, kui ma olin nagu jõudnud ka otse lennujaamast, vaata. Noh, tundsin selg. Ja siis ta tegi oma seda tuk-tak, asja, on ju. Ja siis ma taipasin nagu miid nagu käsitöö. Taipasin, et ma ei ole mingi 7 päeva pihku pannud. Ja siis ta oli full kuradi tuletõrjevoolik, vaata. Ta oli nagu ja, aga nüüd mul on õnneks, vaata, olen nagu ravimite peal. Ehk siis nüüd keegi pakuks mulle, mul on orgasmi raske saavutada. Ehk keegi nüüd pakuks mulle happy endingut, ma ütleks best I can do, happy to be continued. Et mina, enam nende asjadega. Tõeline gentleman oled ikka. See oli 10 aastat tagasi, vaata. See oli teine moraalinorm ja kõik oli. Nüüd sul on uus käekell. Nüüd on uus käekell, vaata. CEO ei saa lubada endale mingi maine on kõige olulisem minu maailmas, vaata. Igal juhul, mis masinaga veered? Ford Focus. Mitte ainult Ford Focus, et Ford Focus, kus oled ise enda tuuri kleepsu peale pannud suure. Aga ma mõtlesin, mis oleks hea nagu tuuripromo, et kui ma pargiks selle autoga 3 inva kohta kinni ja siis teeks nagu foto ja teeks ise mingi teise kasutaja alt märgatud Tallinnas gruppi postituse. Et kurat, kes see pargib siia niimoodi, nii et on seda kleepsu näha. See on tõesti hea. Mina ütlen, et see on hea mõte.
see pole, geriljaturundus on see, Jah, klassikaline geriljaturundus. Jah. Aga see, või nagu sellel, Õismäel on üks hästi hea valimisauto oli, väga haige nägi välja, aga sellel, nagu see Kõlvarti naisel on, vaata, see suur buss on, statemendi buss. Sammil oli vaata see mingi Haagis on ju, kui tal mingi album välja tuli aasta tagasi. Selveri Haagis oli tal, jah. Endal oli ülipalju mingi kaubikut peale. Näitabki see, mis miitähes vend on, vaata. Vend ongi Selver lihtsalt. Aga veits on nagu vaat see... Aga ta on tubli poiss. Ei, muidugi ta on tubli poiss. Aga vaata, need kuulamist tuleb saada jagamistega. Ei, no, aga tal oli jah see Haagis. Aga siis mingid inimesed reklaamivad seda Selveri pitsat ka, räägivad mingi haige loo sinna, vaata. Tulin Selverisse ja mõtlesin, et täiega tahaks proovida seda Andrei Sevakini pitsat. Teate, ma võtan kõik maailma koostööd vastu igal juhul on ju. Et, aga ma ei ole see ei veena mind, noh. Selveri pitsa, ma ei usu. Gameboy Tetrisel on mingi oma Peetri pitsa. Tulin Selverisse ja võtsin selle pitsa. Ja minu arvust see, et ta on seal 3 tundi seisnud ja külm, see ei teinud üldse mingit vahet maitsele. ja siis ma sõin selle hõrgutise ära, kus on see mingi nii paks taigen on seal põhjas, vaata. See üks nii haige karakter, kus sa teedki lambist lihtsalt mingit autistlikku poissi. Mina arvan. Need on need kõik TikToki storid. Mina otsustasin tänase meestepäeva puhul minna, kuhu bla ja siis tema kogemus. Ma ei ole nagu selles mõttes, autist olen ma igal juhul, aga et ma mõtlesin, et see on tavaline see sisulooja hääl. Mingisugune üritud inconspicuously mingi haigelt suure logo all alustad, vaata. Tulin täna Lidelisse, et proovida, kuidas oleks valmistada Lideli pastast tehtud pasta carbonara. ja hui tulidki ju. Sa tulid täna Lidelisse, sest Lidel kandis sulle plekki ja sa pidid neid reppima. 2 euro eest ostsin ka lihapalle. Ja lihapallid, ma kartsin, et kuna need on 2 eurosed lihapallid, et siis nad ei ole head, aga siin on hinna kvaliteedi suhe rohkem kui paigas ja just nimelt positiivses suunas. Kurat, see tuleks jumala hästi välja. Muidugi tuleks, ma ise, oota räägi. Asukoht on muidugi natukene keskusest eemal, aga parkimiskohti neil on. Ma ise arvan, et ma olen siin väga suure kunstitegija, et kui ma peaks tegema, ma ei viitsiks niisugust miit sitta teha. Mis muidugi ma teen enda elu raskemaks sellega ka mõningal määral, aga aga ma ei tea, kes see siis vaatab. Ma võiks Lidelile üks reklaami teha, mis on nagu päris, vaata. Tulin siit tulin Viljandist Männimäe poolt ja pöörasin paremale. Sain aru, et siit enam ei saa autoga läbi ja olin sunnitud pöörama niikuinii Lideli parklasse. Kuna ma juba Lideli parklas olin, siis otsustasin, et käin Lidelis ära. Võtsin Lidelis soodushinnaga liha, mis tõesti oli väga hea hinnaga ja tahtsin Pepsi Maxi. Pepsi Maxi ma ei leidnud ja ma leidsin Lideli Freeway Maxi, mis on põhimõtteliselt sama jook. Siis ma ostsin endale 24 sendi eest Lidlist Eesti kõige odavama kohukese. See maitses nagu tuhk, aga oli kõige odavam ikka. Ja täna mina otsustasin tellida endale Peetri pitsast Gameboy Tetrise pitsa. See on friikartulite ja kananagitsatega, nad toovad otse Wismarisse selle ja see on kõige parem pitsa, mida süüa, kui sa oled nädal aega järjest teinud stimulante ja aju nõuab dopamiini, siis ongi hea süüa fritüüritud paska. Sest see viib keele alla. Noblu Gameboy Tetris. Siis on see tulin Lidelisse ja pärast seda, kui olin võtnud kõige odama kohukese ja Freeway koolat 2 pudelit, siis mõtlesin, et täna on sauna minek. Viin sauna 24 kasti sooja argust. jah. Kui me juba pitsadest räägime, siis on veel see Klišerika Maxi pitsa on. Just raadiost kuulsin. Ja seal on see hot honey nagu sousti on peale pandud, mis on lahe. Aga keegi kuskil turunduses, kes on töötanud selles asutuses aastas 2007 ja on seal samas mentaliteedis enda Kanye Westi võreprillidega raisk. Kuule, ärme pane siia hot honey, et paneme ikka eesti keeles mesi. No nüüd on asi kuradi ära rikutud. Nüüd ma arvan, et sa panidki sinna törtsu mett peale. Ongi pekkis. Ütelgi ikka, nii nagu on. Max on jälle paks.
ta oli vahepeal vaata hull see teema, aga ta ei ole. 60 kilogramm, ei no mingit pilti nägin, ma ei ole näinud, ma kus ei ta tea. kuradi tuleb basseinist välja, ma olin see, et tere, kas see on mingi see on vana pilt. on, ja ta ei ole kahju, ma korra lootsin, et ta on ta ei ole enam paks. kahju. ei vaat mõnele nagu sobib. Paks olla, mulle sobib väga hästi. Ei täpselt, ma ei kujutaks ette siin vaata, see on see, et kui sa oled nagu Anna natuke aega siis. jah, aga vaata mingi Sass Henno nüüd tegi mingi suure kaalu languse. Kuidagi nii aga kurat, see skandaal, et sind paljastatakse niukestest tegudest, see skandaal võib ikka päris valusalt mõjuda. Ei, no muidugi. Ei tule söögiisugi enam peale. Jaa, aga samas suht hea kaalulangetus jälle. ta samas ka, ta oli enne seda skandaali juba miljokas. Oli või kus ta miljokas? No ta töötas ju reklaamagentuuris ja tegi mingi brände asju. Et ta ikka mis ta miljokas? Siis ta on kroonimiljokas. Ei, ma mingit Koroonika artiklit lugesin ta varade kohta, et tal ikka on mingi kinnisvara kokku ostnud ja kõik nagu need asjad. Vaat see on jälle see tõestab, et tasub nagu nikkuda neid noori. ei no nagu välismaal on see sama asi, et sul on juba kõik käes, sa oled juba kõik saanud, mis sa oled tahtnud. Sul on rikkus, sul on kuulsus. Eestis tuleb see ju muidugi eriti kiiresti kätte, on ju. Käid korra kuskil rannamajas, näitad munni 10 aastat, saad selle pärast, kuradi ma Lideli koostööd lüpsta. Ja sul on kõik käes juba. Siis ongi lihtsalt see, et midagi teha pole, et salasuhtes asja on lihtsalt ei ole enam kuskilt midagi võtta. No jaa, et sa kuidagi, vaat see on see, kuidas need ta on buffee lauas. Vaat kui me vaatame, jaa, just. Ega miljardärid seal Epsteini saarel, nad ei hakanud essal päeval imikuid sööma. Et see toimubki niimoodi, et ühel hetkel oledki, ongi see miljard käes, niisama nikkuda ei viitsi enam, nagu igav on. Ja siis vaikselt hakkabki nagu, mis siis veel? hakkadki avastama mingid tabusid ja see ei toimugi üle öös, see toimub niimoodi aeglaselt. Mis? Ei õige, aga mis on see ma seda lapse söömist nagu seda nagu ei tahaks uskuda eriti. Ma arvan, et kõik on võimalik, Kõik on võimalik, aga Epstein nagu ma ei saa aru, kus ma tean, milline osa nendest, ma ei hakka kaitsma siin kedagi, aga milline osa nendest failidest on fake ja milline mitte. Inimestel kõige parem aeg, millal see nagu reliisi vaata. Nüüd, kui on AI vaata, keegi ei teagi, mis on päris ja mis ei ole. Kõik läheb, Plus me oleme nii vaata ära harjunud mingit weird shit'i mis on AI poolt tehtud. Ehk siis nüüd sa oled juba nii nagu tuim sellele. Et kui nad ütlevad ka, et sõid lapsi, siis sa oled nagu see ka nüüd. Ju siis see ka. Võib-olla tõesti, jah. Aga seal võis olla küll mingi wild menu, sest kui sa juba vaatad, mis siuke tavainimestel on juba kätte saadavad, vaata mingi hotellides on kuradi, sul on voodi kõrval menüü, et mis patja sa tahad, et kuhu peale. Seda ma olen näinud elus ühe korra küll. Ja, et selles mõttes nagu, pane sinna veits nulle otsa ja ma kujutan ette küll, et see võib olla mingid. Mõtleme, saaksime nagu, kui meil oleks rohkem raha, me võiks Tõnu ära süüa praegu. Jah. No tegelikult ma arvan, et mul on täpselt piisavalt raha. Et Tõnu ära süüa. On päriselt või? No ma arvan, et praegult küll. Ta on ju kuradi mingi, ta ei ole ju Tallinnast. Panid Superbowli peale eile õhtu kõik oma tuuri selle. Kui ma pakuks ta... ma panin kasiinos number 21 peale ruleti laual. Ja homme saab teada tulevust. Aga tegelikult Tõnu, ta on ju Kohila poiss, tema vanematele see raha on ju nii palju, see läheb nii palju kaugemale, kui Tallinnas läheks. Ma arvan, et nad annaks... Tõnu, kas sul on veel lapsi peres või? Poolõde ja vennad. No näed, mitu enda poolõde, ühe annad vaata ja siis ülejäänud 2 ostad korterit. Ma vanasti oligi nii, aga kindlalt iga laps jäänud ellu. Keegi sai tiisikuse. Keegi viidi saarele. Ega Holodomõri ajal oli see ka teema, et laps külmus ära ja sõid selle oma külmunud lapse ära. Jah, lõbus teema. Et, kui sa vaatad lihtsalt nagu läbi ajaloo, et see, et nüüd kõik mida need rikkad teevad, läbi ajaloo on alati, kas või see mingi väikeste poiste nikkumine, vaata mingi Hiinas on see ju, oli kuradi terved bordellid,
nendele superjõukatele, kus olidki nagu lapshoorad, keda nagu lapsest saati kasvatati nagu hooraks ja lõigati munn maha mingi hetk ja siis hakkasidki mingit seda emperori seal nikkuma, on ju, et see... Mitte nikkuma, tema nikkus sind ikka. No... Mitte sina nikkus teda. Ei no, väike selline šanss on, nagu väike selline šanss on, et äkki sa oledki into that shit, vaata. Aga noh, enamjaolt 99,9% ajast see ongi jah, selline nagu generatsiooniline vägistamine. Et see ongi noh, kuradi Vana-Kreekas on ju samamoodi poisse nikuti. Mis poisile rääkisid mõistujuttu vastu, ega see päris nii ei olnud. Tõsi, eks sa said vanasõnu ju ka kuulda. Ega see päris nii ka ei olnud. Tõsi. No, seoses mõistujutuga ma lähen sinna, kus keiser jala käib. Ahah. Käib sital. Läheb mingi poiss nikkuma. No, võtad telo kaasa sitale. No see läheb kaua. Mis me teeme nüüd? Kaua vastu pidas? 20 minutit. Oota, kas ta nagu... Läkski sitale teloga. Ta läks teloga sitale. Telolaadi on mine sitale. Tõnu on haige. Haige Tõnu. Tõnu, ai. Mis sul kallal on, Tõnu? Ma ei tea, mul oli mingi asi, ma magasin 13 tundi päevas eelmine nädal. Ehk siis minu iga päev. Sellele tüübile helistad on alati teki all. Jaa, mõnus on. Soe. Kella kollektsioon ilusti akna laua peal. Jaa. Kui sina mulle helistad, vaata teen hommikusööki, vahelt ei ole, mis kell on. No Tõnu. Mis sa tegid hommikust? Muna ja peekonit. Oi, nem, jah. Väga mõnus. Mitu peekonit? Ma tegelikult lihtsalt panin vorsti, aga... Juba libiseb. Mis kuradi? Mingi 4 muna. Sardell nagu või? Mis asja? Hommiku sardell või? Ei, lihtsalt suitsuvorsti. No see on juba norm ju. Jaa, ma olen omleti peale läinud. Ma olen hakanud hommikuti... Väga sass. Nii et ma panen nagu 3 muna kaussi, vispeldan seda ja siis panen soola ja panen siis panni peale ühe juustuviilu. Ei, see on päriselt, kui sa paned juustuviilu otse pannile ja valad sellele peale selle möksi, siis see on keskelt krõbe pärast. Soovitan proovida. Grill cheese hommikusöögiks ka. Ei, nagu see on üks viiljuustu. See on üks viiljuustu. Ära igal pool ei ole komedit. Aga jah. Ei, sa vahepeal saadab mulle hommikusöögi pilti, mis ta teeb. See on tatrapuder, siis seal on vorstikesed see. Väiksed vorstikesed. Mulle punnid. Need jaa. Palju neid on alati iga kord? 7 tükki iga kord, iga päeva jaoks üks. Ja siis saada see pilt. Ma arvan, et ma leian üles. See lebalt ma leiaks ka. 400 jotu pildis, jah. Sa leiad, kirjuta otsingusse sausage. Vaata, see on see omlett, mis ma teen. Tõnu, ma saadan sulle. Oi jumal. See on nagu siuke omlett, mida mingi Etioopias vaata tüübid teeksid, kui neil ei ole munnigi nagu. See, et nad nagu leiutavad kuskilt kanamuna. See, kui terve perele tehakse hommikusöök, kui nagu ühes potis on. Jaa, täpselt. Lumbapup. Fufuga koos seal kuidagi tõmbad. Tõnu, vaata, see on keskelt krõbe. Venna talumunades tehtud. Ei, need munad su vennal olid väga head. Okay. Aga ma ei tea, mis massakeri sa tegid neile munadele. Vaata, ma otsin üles kohe, et ma selle kuradi. See on palju nagu tavaline omlett. Kuidas sul minu fotoriil on? Mul on sinu kaamera. Kõik on minu pildid. Jaa, ma tean. Meil on täpselt sama kaamera. See on meie chat, sa ise saadad mulle neid pilte. Kus sa arvutilaua taga on, see on nagu hilarious. Oot, see on kuskil sinu. Oi! Tõnu, ma panen sulle sellega. Selle hommikusöögi sa saad ilusti panna. Tõnu. Aga jah, seda tatra asja ma ei tee enam. Kohukesed lõikasin välja tatras, ma hakkasin kaalust nii palju juurde võtma. Kohukesed hommikuks. Aga üks kohuke. Vaata, sa näed seda pildi pealt, seal on niimoodi, see on tatar, siis on 7 vorstikest, siis on grill võiku, mis on kindlalt nagu mingi võhiga üle valatud, vaata.
ei no see on lihtsalt ja natuke juust on ka see raudselt täistera rösssai 2 seda mandariini ja 1 kaarums. Kaarums ka veel. Antideprekad, natuke PlayStationit, toba ja mingid poker chipid seal. ja mingid poker chipid ka. teip. Lihtsalt väike teip, noh. jah. kui miski peab seda kõike koos hoidma. Haige. Crazy meal. aga ma ei tea, omlett, 3 muna. Nii. Ma olen nagu kuradi Rocky ju. Tavalist. Ma kuradi valmistun millekski. ja reaalselt sa kuradi Gossip Girli hommikusööki sööd. Mis 3 muna, see on kõige kuradi fucking... ei saa röstida seda. Andrew Huberman siin kõrval. kuradi toormunasid 3 tükki panen. ei no ma panen pannile, ma praen läbi. Ka suured nagu ei väiksed munad. No vaheldumisi, eks need venna talumunad on mõned suured, mõned väiksed. Oota, aga käime läbi, seal on kindlalt mingi naljakaid nagu neid vahetappa, nii panni paned soojaks. jaa, natuke rapsiõli peale. Natukene. Rapsiõli. Väike, nagu üliväike see kuradi. Oh, see ais. ei ole, see on mul lihtsalt munakrooks. Mida vittu? Väike munakrooks. Oh my god, kurve. Oota, aga rapsiõli, ma isegi ei tea kedagi, kes... no see on rapeseed oil. Kuradi lihtsalt... plastikpudelis raudselt ka, on ju. No. Tünn suur sul, jah? Mis, nii? Nii, okei, nii. Paned seda natuke. Hästi väike, nagu supilusika täis. Kumb siis? Supilusika täis. Natuke või supilusika täis? Supilusika täis on pool supilusika täis. Ohtralt pannile, okei. Pool supilusika täit, siis ma panen kaussi 3 muna, soola, sõrmetäis soola, siis ma panen supilusika täis, vaat kui ma paneks 2 näputäit, siis oleks oi härra soodium siin. Sool on hea, sool hoiab sul vedelikus kehas. Panen nagu hästi vähe soola. Nii et oleks maitseb, aga mitte nagu overwhelming. See on hommikusöök. Küll ma jõuan soolani. Siis panen fucking 3 muna, kaussi, näputäis soola. Siis ma panen... Tänni näputäis. Siis ma panen niimoodi supilusika täis piima. Nii vähe. Et teha see, ja ongi hästi natukene vaja, väike dropp, lihtsalt, et oleks natuke nagu vedelam. Kas sa nagu mõõdad ka või? Ei, ma panen tunde järgi. Nii, siis ma kahvliga vispeldan ära. Peaaegu vahuseks. Juust panen panni peale. Mis juustu? Lihtsalt Eesti juust. Eesti juust või? Kindlalt pole Eesti juust. Eesti juust. Ta ütles sa niimoodi, et see on vene juust. Eesti juust. No tule, mis vahet seal on. Kuradi Žiguli juust. Panen pannile, nagu sinna keskele ja valan 2 peale. Ja niimoodi 3-4 minutit küpseb. Kaanepaat peale ei pane? Ei, panen kuradi küpseb, on ju. Kuni ma saan flippida selle. Siis ma flipin ümber. Juust pealt krõbe. Ilma labidata või? Labidaga, muidugi labidaga. Siis... Nagu siirutad kuidagi ära või midagi või flipid terve? Terve flipin ära. Aha. Ja panen siis kuradi rössaia rösterisse. Vee panen keema. Panen tassi, teen endale English breakfast. Tassi sisse teed English breakfast ju? Ma pean kannu tegema või? Mul on üks kuradi teekott, ma teen kruusi täis. Okay. English breakfast tee, panen sinna... Mis firma? Tura, mingi odavam. Siis, nagu kotitee või? No 100 pakki ostsin. Okei, kotitee. Ja siis panin... vaat see Earl Grey saab otsa kohe. Ja siis ma panin... no ma pean kogu aeg ju... Ja siis ma panengi teelusika täis mett. Sinna tee sisse... Nüüd on muna valmis, rössai, panen... Muna on ammu valmis. Noatäie võid saiale. Ja ongi selline. Ja siis paar kommi tee kõrvale. Ja, mingi teekonnakomm või mingi pralinee komm või mingisugune... Natuke niuke... No mingi selline, ja väike selline punkt. Midagi sinna magusa tee kõrvale midagi. Midagi veel magusat.
no ma kohukest ei söö ju, vaat, see on ju palju parem. ma ei tea. No see on ju okei hommikusöök. ei no see on normaalne. mis hommikusöök? Vaat neile meeldib hullult röstida minu hommikusööke. Mis hommikusöök on? No varem mul oli see, et ma tegin kausitäis tatart ja peal on 7 seda lihaviinerit, mis on nagu lõigatud niimoodi, et nad oleks krõbedad. On ju? Hapukort on? Vaat ei ole. Ei ole, sa paned ketšupit tatra peale, jah? Ei pane isegi seda. Lihtsalt viiner. Vaata, üks segment viinerit ja üks segment viinerit ja üks kahvlitäis tatart. Tatar, pruuvin, viiner. No halb. Miks viiner? Väga halb. Pane veel sardelli hoopis. Aga keedumuna oleks väga hea, aga mul see logistika ei toimi nii hästi. Keedumuna on kõige lihtsam asi, mida teha. Oota, mis mõttes? Tatra keetmine võtab mingi 20 minti. Jaa, aga ma keedan selle tatra mingi päev varem valmis juba. Ma peaks munad ka keetma siis. Tegelikult saaks keeta putru ja mune ühes selles. Miks sa need valmis pead niimoodi varem keetma või mis asja? Hommikul ei ole aega türa, ma korraldan üksinda tuuri, arvan, et ma jõuan. No nüüd jaa on nagu lihtsam. Nii vali ka. Aga ma ei ole seda tatart juba söönud nagu vähemalt 6 päeva. Ma olen puhta muna dieedi peal. Ma sööngi, mul on 3, türa, nüüd ma panen 3 muna, fucking las ma lõpetan. See ei olnud puhas muna ka. Mis pealt on 3 munad, talumunad, mu vennad alust. Väga head munad. Väga head munad. Söön niimoodi 3 muna, panen kuradi pannile, juust keskele, muutub krõbedaks. Ja lihtsalt... See grill cheese hommikus. See ei ole grill, see on üks kuradi, kui ma paneksin saia peale selle viilujuustu, see on lihtsalt hommiku väike võiku kõrvale. See on rapsiõlis, kes keedetud juust hommikusöökiks. Praetud. Mis keedujuust, mida sa ajad? No ma ei tea, Roks ajab. Okei, Roks, mida sa hommikuks sööd? Ma nagu täna või... No mida sa täna tegid? Ma tegin kõigepealt endale pudru valmis. Oi, mis pudru? Selle kaerahe. Kaerail puhtad süsivesikud. Jaa, sest see on üks osa hommikusöögist. Ja. Tegin seda, on ju. See, mitte see purustatud, vaid see täis tera. See suur, on ju. Ja. Paksu teraline selline. Ja, siis ma tegin... Mis sa panid sinna? Võid, moosi? Ei, ma tegin niimoodi piima ja veega pooleks. Ja. Ja siis... Pooleks? Panid nagu sama palju piima kui vett või? Äkki umbes, jah. No. Siis ma tegin endale... Tõnu naera. Tegin tavaline hommikus. Siis ma panin, vaata marju oli mul on ju, neid jätsin sinna peale nagu kausiga. Sügav külmutatud. Jah, et nad nagu vaata sulavad üles, on ju. Siis samal ajal siis tegin praadisin muna. Oh my god, putru ja muna. Siis tegin... Mis sa lähed kuradi Erna retkele? Mul oli ühes valmis karbis oli mul, mis mul need meal prepitud sealt võtsin kana ka veel, viskasin selle ka sinna munale juurde. Ehk siis muna, kana. Sa ei peagi õhtust ega lõunat sööma? Ei, lõunaks ma sõin bataati ja kana ja hapukoorega. Hapukoorega, väga hea oli. Räägime hommikusöögist. Homsest hommikusöögist või? Ma ei tea. Ei, tänasest sa panidki kuradi pudru, full piimapuder. Sa tegid kuradi mannaputru endale. No, sisuliselt, sa panid nii palju piima, see on nüüd mannapuder. See on kuradi lumepallisupp, mis sa teed. Sõid lumepallisuppi marjadega, panid peale mingid lihtsalt kuradi raudselt oli mingi kinost toodud need kommid, mis on marjakujulised, vaata. Ma panin õuna ja banaani seal peal veel. Jah, õuna ja banaani, need Coca-Cola Plaazast sealt fucking kommi, need banaanikujulised väiksed. Banaanid on rõvedad, aga need marjad, mis nagu põldmarjad välja näevad, need on väga head. No näevad välja, jah. Ja siis panid kuradi... See vahtbanaan on küll rõbe. See komm, see suur on suhkru ja... Need kõik kommid on see, et sa saad 3 tükki kinos ära ja siis sa tahad hambaid pesta. Ja su suu haiseb 3 tundi. Aga saad aru, käisin nädal tagasi seda Nürnbergi vaatamas. 3 tundi pikka vaata, käisin teidil.
hea teit. viisin naise alati väga solid Jah, teit, 0 vestlust, 3-tunnine film. viisin naise seda holokausti filmi vaatama. Nii. Ja siis mul oli ülikiire, niimoodi, et üks kõiges kell 9 on set, Eeri muidugi teeb mingit ülipikalt, hostib, 9:30 hakkab film juba. Ma ju lavalt jooksen auto peale, kiirustades. See on nagu reklaamid ka või? No reklaamid ka, aga koos reklaamidega. Kuhu sa kiirustasid siis? Siis sul hakkab 40. Solarisse autoga, sa oled ikka debiil ju. Sa oleks jala kiirmini jõudnud. 100% kiiremini. Ei oleks. Kindlalt. No jaa, aga ma tahan pärast istuda sooja autosse. No aga sa jäta auto Solarisse. Aga sa saad ju teha ma sõitsingi Solarise maa-alusesse parklasse. Nii, siis lähed Maigile, siis jalutad sinna kinno. No jaa, aga tead, kui kallis seal Solaris. Ei ole see ju kuradi... See on ülikallis. Sa registreerid sisse seal, et... Just ilus jalutuskäik ju sinna. Ja aga see maa-aline parkla on ülikallis. Ei ole, kui sa registreerid sisse selle pileti pärast. Mis mõtte? Muidugi, sa ei saagi ilma registreerimata sinna. Ei, sa nagu teed selle seal kinos, vaata, teil on see, mis ta paneb selle oma... No ma ei teadnud seda. Anyway. Kuradi... Ütlesin sulle ka too päev seda. Kas ma võin lõpetada? Saad aru? Ei, sa oled nii räige taun, et sa autoga läksid, et sa või lõpetada. Läheme kuradi selle... siis tuleme välja kinost. Et lähebki see uks nagu õue. Ja siis sa saad selle parkimiskaardiga sinna maa-alusesse parklasse. Saad aru, kõnnin oma selle auto juurde, vaatan, et oi, kas mul jäi mingi tuled, siis tuled on nagu sees, vaata. See on nagu oi, loodan, et nagu mingi aku siin tühjaks ei saa. Aga õnneks, ütleme niimoodi, et aku oli selle 3 tunniga ikka väga täis saanud. Mul oli terve aeg maa-aluses parklas mootor sees. Sa ei pannud uksi lukku või? Sa läksid ilma võtmeta siis ära või? Ei, no mul oli võtmed kaasas. Ta oli siis terve aeg. Ei, mul oli terve aeg see auto, tajub, et võti ei ole auto juures. Terve aeg 3 tundi. Kütab lihtsalt. Maa-alune parkla. Samal ajal, kui nagu vaatan juute gaasikambris. Ma teen ise gaasikambrit seal. Ja siis tulin taga. Ei, naise ees, mega piinlik. No ma ütlesin. See võis olla haige ja mõtle tüüp viib sinna oma auto juurde. See käib juba. Terve kord. Ei, ainult parimad sinu jaoks, baby. Iste on ülisoe. See on ma räägin siin Kirilla turundusinimesed. Käivad, vaatavad, kes see kangem kraam siin tossutab tervet seda maa-alust parklat. Mis tegite siis edasi? Viisin ta koju. Autoga nagu jah? Hästi sooja autoga. Saatsite ära, läksid ise... Ei, no viisingi temaga enda koju. Enda koju? Minu koju viisin. Viisin ta kuradi enda koju. Tema koju. Vittu, ma viisin ta tema koju. Mait, kuidas sul nagu üldse on? Kui ta käisid kakal? Jah. Tuli palju kakat? Mingi ots vist jäi sisse, aga eelmine kord olin ka siin. Ma pidin hustlima veel telo peal, ma olen nii haige hustler, vaata, et ma iga kord, kui potil käin, siis hustlen. Eelmine kord olin ka siin, rääkisin mingit sita juttu ja siis kõiki 2,5 tundi istusin selle kuradi ma Miikaeliga siin. Ja vend lõikas ainult selle sita jutu lõikas välja, vaata, ja pani sinna kuradi ma interneti üles, vaata. Ja nüüd ma olen jälle siin sunnitud täpselt sama tooli peal. Täpselt samas kohas kakast rääkima. No aga meie ei lõika välja. Ja me ei lõika niimoodi ja klipiks, aga ma olen... Mikki vaatas lihtsalt, et see on see vana ja sita Mait. Ei, no vist... Maitsid püksis. Ei, no klipp on klipp, mida iganes, pohhui, no. Et... Kuule, ma sa saatsid üks päev. Ma ei tea, kas ma tohin seda siin rääkida. No räägi siis. Väga lihtne lahendus, jah. Las lõikab. No igatahes... Daniel tahab, et ma räägiksin ühest... No see on väga naljakas. No ühesõnaga, mis ei ole siin naljakat midagi, et olin juba piisavalt purjakil ja üritasin peeru panna, aga tuli detsiliiter sooja hoopis. Ja no, mis siis on? Aga kui sa kõndisid koju, kas see nagu... See polnud nii hull. Ei tilkunud. Aga ta jäi sul püksi nagu... Jaa, no see oli mingi... See oli lihtsalt leemega suss, no. See ei olnud nagu see, et ma oleks... Tõmbas lihtsalt niiskeks nagu, jah?
jaa , ei no jaa , tal oli ikka full solid loog . loog ei olnud , no see oli vedelloog . see ei olnud vedelt loogi pole olemas , see oli , no sa see oli- filmisid seda , sa saatsid mulle . no jaa , aga see polnud , see polnud , see oli full hakklihakaste . ei olnud , lõpeta ära , see oli võib-olla , full hakklihakaste . ei olnud ma , leian üles . ei näita , mine perse . ma saadan see oli , võib-olla oli , ütleme detsiliiter , ma ütlesin , et detsiliiter . see on ülipalju . päris palju . see on fucking piimapakk . ei ole , loll oled , full kile . detsiliiter on pool vahukoore pakki . ahah , jaa , ei sul on õigus , see on ülivähe . see on üli , ma oleks teatrisse läinud sellega . ei no mis teatrisse lihtsalt . full . et oli nad veits soojem kõndida koju ka ? ei , ma viskasin prügikasti need sitased trussparid . ei pesnud ära ? ei , ei no kuradi noh . mis teil praegu kõige veidram küsimus ? nahku sa , tere sa situd täis pärast nahku , sa viskad ju kohe nahku . mul ei üks no siis kui ma üks sõber rääkis , kes siin , see on ka siukene ikka kokkuhoidja mees , noh . ja siis see mees magas autos suvel , vaata , käis kuskil peol ja magas enda seal kuradi furgoonis taga , onju . ja siis sõber on hommikul lasi leemega , sammalab . hommikul lasi leemega sussu , üritas kuradi üritas vist ka peeru panna , aga sittus püksi ja siis ta ei raatsinud neid Friendsi trusspareid ära peata . pani , nühkis natuke vastu muru ja pani pessu . kumba sa oleks teinud ? sama asi nagu no Tänni peab pesemise pärast muretsema . ei nagu need , Tal- mul on kunded , aga kuradi . anna seda , see on otsas . okei . Nonii , räägi . ei no siis , kui ma , vaata , me elame nagu , me ei taha ju masstoota mingeid alukaid , taaskasutame asju . ma olen nõus , aga mind ei huvita . tõsi . aga Šotimaal , Edinburghis mul juhtus ka nii , et kus ma olin teinud Gravityt ja jooksin bussi peale , vaata , show'le jõuda . ja siis ma bussis hakkas paha ja nagu kett oli , onju . ja siis ma kettisin , noh , seljakotti endale . no nagu täis , kettisin seljakotti . no ma olin just söönud ka . mis sul seal veel oli siis ? kõrvaklapid , märkmik ja siis ma läksin koju nagu selle kotiga , aga see oli suht nice kott . no ma endiselt kasutan seda . Märkmik oli ka sellega harjunud , ja, et see sinna peale oksendab . ja siis läksin , noh , mul oli seal ju Sandri , Ari , Ardo , Karliga oli üks Airbnb onju . ja siis mul nagu noh , et ma kõrvaklapid ja märkmiku viskasin ära , aga ma kotti ei tahtnud nagu , see tutikas kott , emps kinkis . mis , mingi see venelase kott nagu sul on või ? ei , see kuradi , pidartšokk korralik . millega ma tuuril olen . üks sinu venelase kott on minu käes . no ma väga ei ma sain mingi hetk aru , et see on naistele mõeldud . aga ja siis ma pesingi seda kotti seal duši seal kuradi noh , Airbnb-s dušiga vaata . noh , normaalne . ja saingi , noh , ülipalju neid keti , singi tükke asju kogunes valamusse . Viineri sa tahtsid öelda ? jah , terve kuradi . Viineri ja Tatra tükke . terve see kuradi Airbnb haises pärast . ja siis kett haiseb . öösel tegin savu , tahtsin mussi kuulata ja siis ma läksin ja õngitsesin kuskilt prügikastist ja õuest , vaat seal kõrvaklapid ka , vaat töötasid ikka , sinna laadiauku oli läinud nagu ketti , vaata , aga mingi hambatikuga sai välja urgitsetud ja siis kandsid neid kõrvaklappe veel ju mingi aasta aega pärast seda . no siin on nagu veits teine asi , vaata , sina räägid nagu elektroonika . sa räägid nagu kõrvaklappidest ja heast kotist , mis sa täis oksendad . ma räägin trussparitest , vaata . no veits eri asjad jah . ja ka Friendsi trussparid . no see I'll be there for you . tundub , et sa ei ole ainult stand-up'is kõva käpp , vaid oled ka kõva laulumees . aga see minul ei olnud Friendsid , mul olid need August Sabe trussparid olid . noh , kurat , see oleks äge ad nagu , mida sa tahaksid teha neile . ja ei no ma tegin juba mingi story nende August Sabe trussparitega mingi , siis nad arvasid , et see on liiga lädra , et enda story'sse panna , siis panevad hoopis paljaid naisi sinna .
aga mis sa siis tegid seal? Mina ajasin mingit sitta. Ütlesin, et August Sõbe saatis mulle valged trennipüksid, et kena pärast ranti vaadata. Hendri Trelli mingisugune edition ka. Ilusti, iga plekk on näha, vaata. Aga see on mingi trelli pilt siis peal kuskil? Mingi logo, jah, mingi HD, mingi... Ei, head truspered on. Et neid on isegi natuke kahju, vaata, ära visata, aga no hakkad nagu kaaluma olukorda, et kas sul on nagu... Aga sa viskasid seal samas väljas siis lokaalis ära need nagu? No jah, kuskil lähedale prügikasti. Et sa ei kõndinud koju. Käisid nagu WC-s? Ma rääkisin 5 minutit tagasi, et me kõndinud koju nende. Okay. Aga võtsid nagu WC-s seal kuskil ära siis? No jah. Läksin elu... Aga kus sa panid nad? Algust taskusse. Ma tegin sellise kena nagu ümbrikune eest või niisuguse. Aga... Postkasti. Aga miks sa lihtsalt sinna WC nagu sinna ei visa? Ei mäleta, võib-olla oligi. No ma üritan siin jälgi segada, ühesõnaga viskasin ära. No. Ükskord mul juhtus süke asi, mul on seda varemgi juhtunud tegelikult. Eriti naljakas on siis, kui sa vaata, oled juba piisavalt natuke purjusus, ei oska, keha läheb nagu lõdvaks ja siis tead ikka, nagu meestel meeldib kõva häälega peeru panna, et on naljakas vaata. Siis üritad üli kõva häälega peeru panna, siis sihtub püksi lihtsalt. Kõva häälega. Ja siis on see aga kas korraks on nagu mõnus ka, jah? Ei, see ei ole kordagi mõnus. Ei ole, nagu ühtegi sekundit. Küsid sellist asja, nagu sa paks kunagi püksi siit. Ei, ma kunagi ammu küll. Ja hakkad see neide juttu puhuma ära. Korril, ma nagu selles mõttes küll, ma arvan, ma viimati võib-olla situsin püksi, ma käisin mingi matkal kuskil. Tere, sul ei olnud eelmine aasta see mingi noroviirus või? Ja, aga ma kettisin ainult. Mul tavaliselt, kui mul on need toidumürgitused olnud, siis ma ei situ nagu, mul toob ainult ketti nagu. Ma ei tea, mul nagu see situmise poolt ole. Tead, ma ei usu sind lihtsalt. Ei, ma olen poliitikasse võid minna sellise vassi või jutu. Ja Roks üritab poliitikasse minna. Mina ainult ketin. Mina luban sulle, et mina püksi ei situ. Mina ei ketin püksi. Ei, ma matkal ühe korra lasin, aga siis oli küll korraks oli nagu siuke, et vaata algus on kõhus üli halb olla ja siis kui see ära tuleb, siis oled korraks ja siis saad aru, et on putsis nagu. Ei, ma päris ei, ma ei tunne kordagi kergendust. Ma kohe nagu see türa küll. Aga võib-olla see on nagu see, et kui sa iga päev jäätis sööd, siis see ei ole ka nii fun. Aga mis on kõige ebamugavam situatsioon, kus sa oled püksi situ? Ma ei tea, ma ei loe neid kordagi. Te räägite nagu situks mingi iga nädal püksi. Ma kuradi... Tõnu peab mingi 40 minti välja lõika. Ei, no ma ei pea kogu seda juttu. Ei, no selle ühe koha ainult. Ega vahel kuradi ma nagu on niimoodi, noh. Lihtsalt ma ei tea, ega seda juhtub võib-olla mingi... Korra paari kuu jooks. Mitte seda ka. Ikka 4 korda aasta. Korra mingi aastas äkki. Iga aasta äkki. Aga ükskord mul juhtus... Aga mis aasta ajal on kõige ebamugav? Ükskord juhtus talvel ka siuke asi. Et tulin duši alt toast. Ja siis mul oli rätik ümber ja siis keegi helistas samal ajal hommikul, tahtsin läbi tulla minu juurest. Ühe särki ostu oma käest. Aga see oli nagu sõbrants ka, mitte sõber, vaata. Aga noh, siukene nagu, kellele, no päriselt sõbrants, mitte mingi pruutu midagi. Kellega saab ajada igasugu juttu, vaata. Siis ma mõtlesin, et teen pulli, et lasen peeru talle sinna telosse, vaata. Ja ei tulnud peerna. Siis lihtsalt lasingi sirtsti siukse väikse loigu otse põrandale. Pead vabandama, ütleme, sorry, mul läheb mingi 5 minti kauem, et sittusin maha enda tuppa. Vaata, see ongi see minu ja teiste vahe, mina lihtsalt tunnistan. Ja siis on mingid rogerid. Ei, okei. Ma ei ole enda kodus põrandal. Proovisin peeru lasta. Ära kuradi peegelda enda mingisugust fetti. Mida see? Ei, ma olen tegelikult Maiduga nõus. Vaat see, et Mait on nagu päriselt avatud ja läbipaistev, et see on väga suur respekt. Väga suur. Ma ei olegi seda ju... Vaat Stroger ongi selline, tema puhul on see maine kõige olulisem. Ta ei taha
et ta ei tahagi, et ta nagu valmis. ei ole ausalt kunagi olnud seda, et no igal juhul võib-olla ainult siis need, noh, kui olin nii väike, et ei mäleta. Korra aastas püksi situda on päris palju. ei ole korra aastas. see ei ole nagu, see ei ole mingi, et me kõik situme siin kuradi korra aastas püksi. tule mees, päriselt, ma olin mingi 13 ja matkal. Riigikogulase jutt juba. ei ole. me nüüd räägime 2 erinevast asjast. Mina räägin sellest, taotluslikult. et ma üritan seda nalja teha nagu, et ei, peeru. ma üritan leemega et ma üritan peeru panna. sul on oma mingi terminoloogia, professionaalne sõnavara. siis ma lasen lihtsalt leemega sussi. nagu kõik teavad, et on 4 tüüpi. On leemega sussid, siis on Sussud, pepupuder, siis on mingid, noh, sul on nii palju sõnu selle jaoks, sest sul on vaja, tead miks, sest sul on vaja neid sõnu. tead, ei ole, nüüd jälle iga kord te tulete, te olete lihtsalt kadedal, et mul nii hästi läheb ja siis te üritate siin sida jutuga saboteerida. aga see tegelikult see investor Koomas ongi sabotaaži kohta ju räägib. seda ta teeb, ei, okei. Me põimisime promo sisse, piletid maiduk.ee. jaa, õige, tulge tuurile, aga selles mõttes seda on juhtunud jah, et ma üritan peeru panna, aga lihtsalt liiga uljalt lasen peeru, noh. jah, sa oled julge. ei, sa rääkisid, sa tõid mitu näidet, sa ei pea meile seda aga seda on juhtunud. aga seda, et mul nagu solid loogpüksi tuleb. et mul nagu seda kui sul on kõht kinni ja situb püksi, see on nagu seda ei ole juhtunud jah. et küll aga on juhtunud seda. käisime seal Texases ja siis sõber on mingisugune pervert, mingi tüübil on vaja kõik hästi chilliseks teha, vaata ta naudib seda, no mingi imelik asi. oota, Texas Cantina või Texas nagu see osariik? no ikka Cantina no. Okay. ja tüübil on lihtsalt siuke komme on vaata, haiget vürtsiseid asju süüa ja siis käid seal enne, see lööb ju tavalisel inimesel kõhu paigas, käite kuradi kordamööda käite awkwardly mingi pasal seal vaata, no 2 meest lähevad sitale, siis on pohhu. Aga üks on sul mingi kuradi vana mingi tuttav naissoost inimene, vaata. Siis käidi seal kordamööda pasal ja mida iganes. No ja siis see Eero Vings tegi oma töö ja ma jalutasin seal Kalarannas. aga siis ja lihtsalt lõi niimoodi, lõi paigast ära ja lähedal Pellerit ei olnud ja polnud nagu seda aega enam otsida ka. Immediate emergency. Siis ma lihtsalt lasin sinna võssi. no see on suht nagu see on normaalne. See on kaitsevägi. Saapapaelad olid natuke määrdunud. no ja see ei ole püksi situmine, see on ikkagi ma leidsin lahenduse. Üks kord siis jalutasin seal Nõmmel. mul on siuke tunne, et see on rohkem kui korra aastas. Ära takistada, Roger, las ta jätkab. Las ta õitseb. Teibel see after tavaliselt oli Dan see, kes vahele rääkis. Aga käisin seal Nõmmel, vaata, kus on, hakkad sealt Nõmme tsentrist hakkad minema, vaata, no kus on vaata see rattatee Nõmmel, kus nagu talviti on suusatee ja siis on rattatee, noh. Ja hakkasin sealt kuskilt Hiiult hakkasin tulema ja juba olin nagu otsapidi sinna kuradi juba natuke aega kõndinud ja tuli ka tappev pasa häda ja siis taamalt, ma kuidagi vist mäletasin ja taamalt see Kemmerling paistis, et jõudsin selleni välja. Aga keegi oli seal niukse roima sooritanud, vaata, kõik oli paska täis seal Kemmerlingis, et ma nagu ei... see olid sina päev tagasi. Ja siis olin ka sunnitud Kemmerlingi selline võssi situma. See on normaalne, vanasti situti ka võssa. Muidugi, pühiti ka ühe kiviga terve linn Roomas ju. See ei olnud kivi, see oli siuke švamm oli. Ja. Toika otsas. Aga Tais ju tegelikult sitapaberit kasutavad ju ainult eurooplased, miljard inimest kasutab ainult sitapaberit. Ei, see püstol oli väga mõnus Tais. Oli, aga ainult püstoliga on nagu imelik, vaata. Ja see kuivatama ka muidu, see on märk perse, see on nagu ebamugav. See on nagu imelik, jah. Aga no hea leiutas, ma ütlen. Miks me ei kasuta seda? Tegelikult minu arust osadel on nagu ka ikkagi no kodus vist on, jah. Tegelikult see oleks ju päris hea äri, kui Eestis keegi tooks selle. Ma olen mõelnud Pepulaatori nimel seda müümakatol. Aga no see on ju mingi räige ettevõtmine. Aga see võiks olla mingi kaasas kantav, vaata. Ma olen selle peale ka mõelnud. Mul on isegi see...
ma olen isegi siin ajujahti saatnud selle ja mul on isegi skeem olemas. Jah. Aga no kahjuks see ei olnud nii tõsine äri, et ajujahile tahad saada, et peab sul ikka mingi kuradi äpp olema, vaata. No see ei ole otseselt, vaata see on nagu, see ei ole otseselt nagu idee ka, sa lihtsalt tood mingi toote Eestisse, mis on mujal leiutatud juba. See on siuke matkakas, vaata. Aga kui aga kui teha nagu pumbaga siis nagu jalaga kuidagi paned. Mitte nagu matkakas, vaid reaalselt, samamoodi nagu mingid tüübid müüvad neid nagu veefiltreid, on ju, et käivadki ukse taha inimestele, aga et sa käidki nagu, et hei, et me kinnitame su poti külge sellise mõnusa survepesuri, mis su persaugu puhtaks teeb, paigaldame kohe ära, maksad meile kuradi Bluetooth, kõik on ühendatud ja samamoodi, kui ostad kohe, saad diiliga kaasa ka puupstuuli, et sul on jalad nagu kõrgemal, sa oled kükis asendis, su pärak tänab sind 20 aastat hiljem. Puupstuul, jah. Stuul ongi juba kangju. Aga pannagi nagu see puupstuul on nagu, tead mis see on? Stuul on sita junn. Ja aga stuul on ka tool. See on kakamis. Taburet. Tean. Ei, ta ei ole taburet, ta on see su selline kaare kujuga nagu platvorm, mis läheb vetsupotti alla, et su jalad oleksid mitte põrandal, vaid natuke kõrgemal. Ja siis junni nuga tuleb ka komplektiga. Ei, aga reaalselt, ma olen nagu mõelnud sellele, et kui ma saaks Eestis osta kuskilt puupstuuli, ma ostaks kohe täna, siis mul tuleb ikka vaevaliselt see kaka. Kas siin selles ruumis saab niimoodi käia keha kergendamas ka, et tuled tagasi ja ei pea 10 minti sittumisest rääkima? No, Sander on siia kuradi vaiba peale full loogi jätnud. See on jälg. Sander on siia vaiba peale sittunud. No, meil on teooria. No, sa olid taga siin. No, ei olnud mina. Te tulite siia ja siis ükselt oli sitt vaiba peal või? Ei noh, see on lihtsalt selline junnikujuline plekk. No, nüüd on raskem näha seda. Coca-Cola. Jah, võimalik. Miki see õudusunenägu. Ja Aid oli väga pahane. Oi, ei see, kus kui Ari sünnipäev oli ja no seekord mul joppes, vaata, mul oli Solid Defense, et mul ei ole stuudiovõtit nagu. Olin ära kaotanud ta. Laenasid minult ju? Ei, noh, ja korraks aga see jäi sinu kätte. Ja siis oligi hommikul Mikki saadab sinna fucking chati, vaat noh. See ei olnud järgmine hommik, see oli nagu ülejärgmine päev. Ülioluline detail. Kusjuures on, ülioluline. See tähendab seda, et vahepeal saadi nagu kaineks, et oleks saanud anda infot, vaata, et mis maha jäi meist võib-olla või hoiatada. No mis juhtus siis? No kuradi kõik oli täis situtud, mingi kuradi pooltühjad kokteilitopsid olid. No see ei olnud sittagi, radikad olid seintest lahti kistud, kõik oli täis neid pool sa tead, et see oli päris haige nagu boiler room on, vaata. Et kui nagu tead, kui rahvas on radika küljes nagu vaata festaritel sa aed. Nii haige tropp, ma pean seda sikutama. Plus toas oli toba tehtud, vaata, full parmukas. Selle pealt tuli lindistama, vaata. Ja Mikil kohe külaline, vaata. Tuleb. Mingi Squeamish külaline ka. Ei olnud, mingi Kanal 2 saatejuht. Nad on harjunud sellega. Aga jah, see fucking... Ja siis Mikki kirjutab sinna, kuradi, ma ei tea, mis ma teile teinud olen, et te niimoodi mulle hinge situd. See oli suht munn küll, jah. No jah, aga mina ei olnud seotud. Koristada saab ka ju. Ei no, mina koristasin, kuigi mina ei teinud seda. Ma olen nagu vastutustundlik, kuigi mina ei teinud seda. Ja siis... Ei, ja see oli see, vaata, et Ari gaslightis, vaata. Ari gaslightis niimoodi, et Ari ise saatis pildi päev hiljem, vaata, et kes stuudiot kasutas. Ja siis mina, teades nagu Ari sõbrannasid, kes seal sünnipäeval olid, hakkasin kirjutama, et kuule, mis te muidu... Noh, et mökku pandi kinni kell 4, et kuhu te edasi läksite. Me läksime teie stuudiosse edasi. Okei, kas kaua olite seal? Ma olime ikka vara hommikuni seal. Okei, kas Ari oli ka? Jaa, Ari oli ka kõige viimane, kes lahkus. Mul on see, The House of Cards is falling down. Oi, väikene see... Gaslight. Väike gaslight. Skeem. Ahata staari elu, noh.
jah, see on asi, mida on väga lihtne muidugi läbi ammustada. Jah. Aga see ongi, et kui sa ootad, et teine inimene on nii loll, et ta ei saa kuidagi uurida ise kaasosalistelt, mis siin aset leidis. Aga just see, et see hakkas nagu, sest alati, kui mingi selline pask toimub, siis mina olen see esimene, ma olen nagu juudid Euroopas keskajal, vaata. Põhiline kohe hakatakse minu poole mina mürgitan siin kaevu ja skeemitan ja värki. Ma üritan lihtsalt oma rahvale kodu leida. Jah, okei. Selles mõttes küll. Kuule, kas see Pearo sittus kaevu seal Tõde ja õiguses või? Täna ma niimoodi ei mäleta küll. Mitte filmis, raamatus. Samamoodi ei mäleta. Sa hui oled seda raamatut lugenud. Muidugi olen kooli ajal Sa hui oled, kirjandus. mine potsi, sa olid see vend, kes sai nutitelefoni kõige essana ja kes kõik need raamatutööd vaatas nutitelefoni. Oota, mis viha sa nüüd minu peal välja elad, et ma ei situ kordagi püksi niimoodi ja nüüd on minu peale pahane lihtsalt. Ma ei usu lihtsalt. Klassik Roger on track to kuradi Riigikogu. Et vanemad juba valmistasid. Aga tegelikult päriselt lugesid või? Jah, ma lugesin selle kuradi siis, kui see oli kohustus. Ta sai selle pildiraamat. Aga nagu, ei, sest ma kõiki raamatuid küll ei lugenud, aga seda lugesin, pluss me käisime veel vaatamas seda seal, minust terve klassiga isegi käisime seal kuradi Linnateatris vaatamas. Ma lugesin tegelikult ikkagi ka päris palju raamatuid, sest enamus ei lugenud, hästi vähesed lugesid kõiki ja siis tegid kokkuvõtetega ja tegid nägu vaata ja mina sain nende pedede pärast pähe vaata, et miks Parol jõuab ja ma ei jõua vaata. Parol käib putsi. Parol, türa. Fucking Parol. Siuke nimi, endal rikkad vanemad putsi, siuke Rapla nimi on sul reis. Parol. No. Parol. Mine vittu, no. See, kui ta RuneScape'is... Ei, tegelikult hea poiss olid ka, aga ära arva, et mul meeles ei ole. 13 aastat tagasi ei lugenud tegelikult kohustuslikku kirjandust. Mis su RuneScape'i parol on? Ära arva, raisk. Ära arva sind, türa. Mul on meeles, et sa ei lugenud kohustuslikku kirjandust. Ma lugesin ja mul läks kauem, sest ma lugesin päriselt. Mine putsi oma suure Samsungiga, kus sa maha vaatasid. See ei ole isegi mingi. Aga ma ise tegin mõnikord niimoodi, et ma olin mega uhke ka selle üle, et enne mingi Toivo nagu lugemis, see, kus te tunnis kirjutate kirjandi, vaata. Toivo oli õpetaja. Ta oli meie kirjandusõpetaja. Ramkoolis. Toivo Lind, jah. Toivo Lind, jah. Ja siis paar korda, kus ma ei olnud söandanud lugeda tema seda raamatut, siis ma olin lugenud nagu vahetunnis sisu kokkuvõtet ja siis ta annab tunnis nagu mingi teema, et te selle kirjand vaata raamatu põhjal. Ja siis ma olin kuidagi full pastakast imen mingi teksti ja siis sain ikka kiita, vaata, oi kui hea kirjand. Otsis. Ei, see on äge, aga see sisu kokkuvõtte asi on küll bullshit. Tead, mis on tegelikult algselt bullshit või? Et sa annad inimestele, kes peavad seal olema, kuradi ma iga päev samamoodi nagu tööl on ja raha ei saa, ülivara ärkama ja siis sa annad neile veel nagu kodus tööd juurde ja siis sa kuskil pead, sa ju tahad ju sotsialiseeruda ja matemaatikat teha ja siis sa pead kuskil leidma selle aja, et mingi kuradi 300 leheküljeline raamat läbi lugeda. Ja õpetajat nikkuma. Millest sa võib-olla... Ja nagu Rock'n'Rollist rääkima, siis ka õpetajat. Sa pead nii palju nagu aega. Siis loomulikult ka seda. See 5 teenitakse välja seal koolis. Need on tähed. Ei, nagu see Rock'n'Rollist räägime, siis loomulikult. Aga kus ma türa 300 lehte, sa loed ju mingi nädal aega sükst raamatut ei loe või? Türa lastele nii palju tegevust, ma ei usu, et see nädalaga laps nagu ära loeb selle. Mõtled, kuidas nad käivad trennides, huviringides. Ma ei tea, kas nad viitsiks enam nagu laps olla. Ei, kui ma oleks laps, ma tapaks ära ennast. Ma ei viitsiks seda kõik uuesti teha. Ja ei, see on haige. Miks see siis on niimoodi, et sind valmistatakse eluks või? Ja miks peab olema see, et kui see on sinu need kujunemise aastad, kus sa peaksid mängima ja arenema, sa pead tegelema mingi huinjaaga.
mina ärkan iga päev kell 8:15, imege kõik, ma ei viitsi. Ja see, kuidas öeldakse, sa arvad. 8:15 7 ju. See, kuidas öeldi ka, oi, sa arvad, et praegu on raske, oi, oota, kuni nagu päris maailma lähed, nagu ülilihtne. Tegelikult nagu raha teenis. Sa pole veel sinna astunud. Olen küll, türa, ma kogun korteri jaoks, see on päris sama elu, mis gümnasistil. See on türa küll, räägid sorry, et mul kuradi terve suguvõsa rahad kokku ei lükanud, et korter osta. Ma oleks ka 2 jalaga kuradi täiskasvanu elust. Aga ei, ma teen kuradi omal jõul fucking ja olen lähedal ka. Nii et ime kotte. See kuradi püksisid valgete alukatega. Valged, nojah, sest see fucking agressor ja kaitsja. Agressor, fucking ma kaitsen ennast. Fucking, siis kui ei oska enam midagi öelda. Fucking, käi putsi, noh. Taad oma rinda. Käi putsi. Fucking koba, nahvu. Koba, noob. Aga selles, et aga väga palju pinget pannakse küll. Haigelt palju peab tegema. Rämkoolis olid ju osad need mingi 10-ndikud, kes juba sõitsid oma mingi minimopeediga kooli. See mopeedauto on ju. Ja. Sa oledki nagu täiskasvanud inimene. Aga sa ei tohi üle 45 sõita sellega. Ülivali ka. Oi, need on nilbed asjad. Need on ägedad vennad, kes koolis käivad, vaata, hakkavad mingisugune siukse stiiliga, et iga päev käivad ülikonnaga koolis, portfelli vennad, mul oli üks klassivend, tema käis selle ülikonnaga või Fedoraga, siis mõnikord tal oli nagu pintsakaga, siis jalas oli vaata see laia krõpsuga, vaata Lacoste ja Nike, need tossud, mäletad, need voolujoonelised. Ja siis siuke on jalas, Toss King on jalas ja pintsak ja Fedora ja värk ja siis mingi haige õpilasesinduse vend käis ja targutas kogu aeg, vaata, mingi haigit juttu ajas seal, vaata, räme mingi aktivist ja siis ta lihtsalt visati välja koolist. Sest et ta ei teinud oma asja ära. Ja ta oli nagu nii kindel endas ka, vaata, mis kuulge, ma tegelen õpilasesindusega, et ma ei saa vaata enda arust vaata mingisugune linnapea seal, vaata, ma tegelen õpilasesindusega, et ma ei saa kuradi. Ja selline satubki poliitikasse lõpuks. Ma ei tea, mis ta seda ei tea, aga ei ole näinud küll, et ta oleks nagu poliitikas. Ja meil oli üks klassivend, kes tuli ka hommikul nagu kohale, nii et tal oli ka see ülikond, Fedora, ta oli veel kaugem, tal oli nagu jalutuskepp ka. Ta ei olnud invaliid, lihtsalt see ta käis Keiniga või? Dekoratiivne Kein, aga see, kus ta tundis, vaata, et fuck, me hakkame nagu nii hullult kiusama sind, et ta viis Keini kohe nagu sinna enda lokkerisse, lokker juurde ja enam ei näinud teda sellega. Kas ta ei olnud mingi ülimusklis? Ei, ta oli üli hästi pikk peenika ja selline. See polnud see vend siis. Üks vend käis ka ju kogu aeg mingi haige mingi, no ma ei tea jah, selles mõttes, et no see siis, kui see Reddit teema ja have an upvote, good sir, vaat, mingi see teema käis ja siis ta oli selline full Redditi pede. No väga Fedora ja need, kes rääkisid omavahel inglise keeles ka. See on ka huvitav, see on täitsa putsis. See oli nagu the weirdest shit. Ja weirdest shit indeed oli see. Meil nagu mingid tüübid pildistasid, vaata, teatud klassiruumides toolid, vaata, siis seal all on, vaata, mingid, meil oli mingid suvalised, mingid, mis iganes kuradi numbrid sinna pandud, vaata, mis klassitool see on või midagi. Ja siis need tüübid rääkisid inglise keeles omavahel, siis nad olid nagu, et siin koolis on vandenõu. Ja siis pildistasid neid toolinumbreid nagu üles ja siis üritasid sellest midagi kokku panna. Aga mul on ka mingid ja need polnud isegi klassi, nad olid täiskasvanud mehed kuskil mingi 20-ndates ikka mehed, juba otsapidi. Siis need rääkisid ka omavahel inglise keeles, sest üks vend vist istub nii palju arvutas, et ta oskab inglise keeles paremini rääkida. Siis ma tean veel ühte mingit nohkarit, kes ei oska võtab eesti keele, võtab nagu otse tõlget inglise keeles mingitele sõnadele, mida ei ole olemas eesti keeles ja ta ei oska neid nagu käänata ka, ta käänab nagu inglise keele moodi, vaata. Mida vittu, sa oled retard? sa ei räägi oma ema keelt. Aga siis mingisugune siuke mingi ja siis omavahel mehed, eestlased, inglise keelt rääkimas. Nii häiriv. Ja siis ta räägib sinuga ka inglise keelt. Ma tean, aga see on nagu, aga see on nii naljakas, et miks see nagu meid nii väga häirib ka.
nagu see on huvitav minu arust. patriootu ei ole. ja, aga ma mõtlengi nagu, et siis ma olin ka jumala kettas, aga nagu mõtledki selle peale nagu lihtsalt, et tegelikult fuck it ju, las nad... Vaata, mind häirib... Muidugi tegelikult las teevad, aga sa oled ikkagi lohkus. Aga türa ajab endalt nii kettas. Aga mind häirib nagu see, kui sa oledki olnud paar aastat mingi vahetusõpilane kuskil välismaal ja tuled tagasi. Mida? Nüüd tuleb mingi... Türa, mida? Full poliitvestlus. Ei, nagu lihtsalt see, et sa tuled tagasi ja sa räägid inglise keelt niimoodi, et sul on mingi teise riigi nagu aktsent. Mul oli ka. Saad aru, et sa räägid nagu briti aktsendiga või mingi, et sa oled selle eestlase niimoodi maha lihvinud, sest et sa tegelikult häbened oma mina ei arva, et see on häbenemine, mina arvan, et see on keskkonna omaks võtmine, et kui sa räägid, kõik räägivad ümber inglise keelt, siis sa räägid ka seda imelik oleks ju ka, minu arust vastupidi oleks palju imelikum, sa tuled kuskilt, sa oled 3 aastat UK-s elanud ja siis tuled siia tagasi just. Hello! Mingi situatsioon paneb sind inglise keelt rääkima, mis iganes kuradi keegi küsib sult teed või midagi ja siis sa oled ikka selle sama Eesti aktsendiga või selle Marguse aktsendiga oled ikka yes, this way, yes. Come. Okay. See on palju hullem ju. Jaa. Samas jällegi siis... Ja pluss ega sa briti inglis keelega nii seda eestlust maha ei mata, sest inimene, kes oskab aktsenti välja kuulata, saab aru, et sul on seal ikkagi aktsent, sest et aktsent hakkab peale sinu keele sellest kuradi mootorist, kuidas su keel töötab ja sa ei saa seda hilisemas elus enam täielikult ümber õppida, kui sa oled juba ühe keele peal õppinud. Ja. Isegi nagu treenida ei ole võimalik. No võib-olla treenida, kui sa mingi ülikaua treenid, siis aga üldiselt sa vist hakkad oma keelt niimoodi asetama, et millises keeles sa räägid. Sealpärast need prantslased kõik nirgi näoga ongi. Ja sest mul on ka üks sõber, kes nagu ta ka kuidagi pick up'i hästi kiirelt aktsente, vaata. Ta on ka nagu niimoodi, et tal on briti aktsent, see on the weirdest shit, siis ta elas vahepeal Austraalias, siis ta rääkis seal Austraalia aktsendiga. Mul oli ka päris korralik see. Ja nüüd ta on nagu Dublinis ja nüüd tal on see aktsent jälle. Ja ta ise ütleb, et ta ei pane isegi nagu tähele. Ta räägib niisama, ta lihtsalt nagu... mimikib siis seda, mis ta kuuleb ja... No see ongi ju nii, mida me kutsume õppimiseks. Ja, päris haige. Kui ma ka tulin, siis ma ütlesin Aussist tagasi, ma kasutasin kogu aeg mingi väljendid nagu ai. Kapten, jah. Ai. Aga mis see oli, vaata heaps, vaata oli see nende sõna, mis see jäi nagu kuskilt sisse, nagu ma tegin ka kuskil ingliskeelset setti ja siis ütlesin pärast heaps, siis on ise ka mingi, mida vittu ma teen. See ei ole isegi meie kuradi inforuumis välja. See on hea sõna tegelikult. On küll, jah. Ja siis see, et austraalased... See tähendab palju siis, kui keegi ei teadnud. Austraalased räägid, kui tead nagu bitis mingit set-up'i, siis iga lause kõlab nagu mingi küsimus. So, I was going to the store and going to the... ei ole, iga asi ei pea kõrge noodiga lõppema. Multikategelast. Täna on ikka, ma näen, et see täna on kuidagi, ilm on kuidagi eriti sombune ja see muudab inimesed veel omakorda vihasemaks ja väsinumaks, kui nad muidu veel on. Võib-olla küll, jah. Ma ei tea, mulle just meeldib Eesti see, et ongi 9 kuu. Mida? See on see, millest ma rääkisin. See kuradi... et ongi ühedi Draakula, lumivalge. No jaa, sorry, päikest ei ole. Aga ma ei pea kohe, vaat sellepärast eestlased püsivadki nii valged ja peenikesed terve elu, vaata, sest et vaata, sa näed Austraalias on juba 30-ndates tüüp, näeb välja nagu ta on 50, sest et päike vanandab, mida rohkem sa päikese käes aega veedad, seda vanem sa välja näed. Mida? Võiks see nii vihane. No sest, et sina türa naerad mulle. Ma ei tea, sa oled naljakas. Sa oled naljakas tüüp, see on äge ju. Ja aga te ei naera siis, kui mul on nagu taotlus. Naerate alt siis, kui ma olen nagu teie siin. Ja aga sa oledki natural born. Te vaatate mind lihtsalt nagu ma oleks mingi paroodia. Nagu ma oleks mingi kuradi see... Sa oled savu peale tagasi läinud, mis juttu räägid. Ei tea, mis tal lahti on. Ei ole. Sa oled käinud mingit kõrggravitit. Ei, ma olen clean. No ei ole ju. See kuradi gaslight endale, sa pead ka ära lõpetama. Sa oled peotüüp, noh. Jah, party guy. See on ainuke valgus, mis sa saanud oled, on mingi kuradi LED lambist. Aga see ei mõõdukalt päikest võiks ju olla tegelikult. See on ikka masendav, kui ei ole. Jaa, vitamiin ja kõik asja. Ma käisin seal päikse all ja väga hea oli.
ja soovitan teilgi. ja tulid tagasi ja see pimedus mattis veel. Ei, ta midagi nii hullu ei matnud, ma on nagu fine. aga nüüd on kõige pimedamad nädalad on läbi, et nüüd Jep, ma selle kavatsesingi välja jätta enda elust ja ei kahetse. Võib-olla Ari sünnal oleks tahtnud tulla ja üks sünna oli veel, kuhu ei jõudnud, aga muus osas ja mingit tööd oleks võib-olla saanud teha, aga muus osas aga puhkama peab ka, vaata. Ei, kui ma seda ei oleks teinud, siis ma olin nii närvipundar juba enne sinna minekut, et ma olin täitsa nagu burnout'i peal juba vaikselt, et nii palju asju oli ja me peame Täniga saatma ja puhkama. ja pask oli aga Dan ei taha minna ja Dan ütleb, ma ei taha minna, sest et ma tunnen, vaata, et ma tahan seda kõike raha hoida. Loll jutt. mida sa ajad, kui sa lähed mingisugune 10 päevaks mingi Gran Canariale, sul kulub mingi, ma ei tea, 1,5 killi seal. Ülipalju. Sul ei kulu seal mingisugune ülipalju, Killi. võtad 10 korda soetad ühte ja samust asja, siis No täpselt samamoodi 1,5 killi. Ma ei taha mingi 14 tunnise lennu peal olla, ma tahan nagu, et on nagu paar tundi 5 tundi lendab Gran Canariale. no okei, no siis ma lähen sinna. Või Türki näiteks, Veebruari lõpus. kus sul on all inclusive. Türgi oleks sulle väga hea. See oleneb, seal on palju venelasi sellepärast. aga seal peab valima ka, kus sa lähed, sest see koht, kus ma käisin, oli väga nice, nagu seal oli kõik kuidagi normaalne soe. ma käisin Iraagis, see on nagu kohe kõrval, vaata, ta ei olnud nii mõnus. Käisid Iraagis, sa võid sama hästi öelda, lähed poole ja ütled, et käisid Venemaal, see ei ole ju eri asjad on need. Sa pead ikkagi minema sinna, kus sul on kõik hinna sees, sa saad rahulikult hommikuid mingite vorstikestega alustada seal. See praegu, vaata, tööperiood sai läbi ja siis mida ma teen, nagu oma vabal ajal ma mängin Dark Souls 2, mis on ülistressi rohke mäng. Ma just mõtlen. Eks ma olen kogu aeg pinges. No see on näha, tead, kuidas kellele, aga ma kurat käiks reisiks küll, Ma juba just reisisin. See ongi elu point ka, sa tahad näha asju, kogeda, mõnus. Ma arvan ka, jah. Mine käi, vaata, sa ei pea isegi pikka tripida, mine tee nädalavahetus Viinis või kuskil. Mine käi Lätis näiteks. Mulle ei meeldi see, et ma pean mingi lennujaamas, vaata, mingi takso on, kuradi tramm, millal läheb, mul peab mingi pilet olema, neeger, juba stressis, vaata, nii palju toimub. Sa ikka leiad häda. No jaa, igal pool on häda. Käisin Eesti selle... keskkond tuttav, igal pool parging. No mul sellepärast ei viitsigi, kõik on üks ja sama kogu aeg. Sama pedekas ja jalutab vastu mulle tänava peal iga päev. Kui sa jõuad mingisse vanusesse, siis sa hakkadki stabiilsust hindama. See vist oleneb inimesest. Ja. Stabiilsust hindama, sa oled 5 aastat vanemate juures elanud. On väga stabiilne. Ülistabiilne, mõnus. On, mul seda võimalust ei ole kahjuks. No, et võib-olla kasutaks isegi. Aga millest me nüüd siin rääkisime? Ma kuulsin, mis sõna sa ütlesid, Dan. Neeger või? Jah. Nii. No, kas sa tahad, ma lülitan woke mina peale või? Okei. Ära kasuta seda sõna. Miks sa pead seda sõna kasutama? Eesti keeles on see on demograafiline termin. See ei ole. Ma ei tohi pilukas ka öelda. Sa oled värdjas rassist, ära kasuta seda sõna. Ma ei tohi pilukas ka öelda. Aga mis siis, kui on piluneeger? Give me a watermelon sheet. Jah, igatahes. See on isegi. Ma olen puhkus. Ma käisin oma selle, kunagi oli mul mingi woke pruut, siis käisin selle woke pruudiga Ameerikas. Proovisin ka neeger öelda, sest sain kohe riialdada käest. Õnneks ta on nahku ma elust nüüd ja ma võin kuradi ma ükskõik mida öelda. Nii et kuradi mingi putsin. Maik ju kohe. Et selles mõttes, et see punktuaalne HD Tanel. Aga kus kohas see siis jookseb see piir, ütlema, mida tohib öelda ja mida ei tohi öelda? No mina ütlen kõike, mul on pohhu. Eestis jah, tohib. Ma ei ütle näkku, sest nad pidid agressiivsed olema. Aga oi, see on see kangem kraam. Mul on pisjada. No iga kord on teil siuksed podcastid, siin siis saab sellist juustu suust välja aetud. Suht selline värk meil ongi siin, jah. No ja mis sa ootad siis siuksed tegelased? Tema peabki jah, ta tahab ennast välja elada, vaata, see on hea. Mis see? Mul on siuke tunne, et ta seal psühholoogi juures väga palju nagu jutustada ei saa või. Meie koer on natukene eriline.
Türega see on nii naljakas, päriselt kui Daniga räägid, vaata, ja ongi, ta teeb videokõne alati ja siis ta on alati voodis teki all. Ja kogu aeg lebos, tal selles mõttes on ülihea nagu mugav elu küll, et ma saan igal juhul. Mulle ta nagu helistab sealt, tal on olemas mu nagu see GSM number, vaata, mobiiltelefoni number, aga ta helistab ikka iga kord Messengeri. Ja sama. Miks? Ma ei tea, see nii ketta mind. Ka mida vittu, miks sul on olemas see parem variant, miks sa pead selle ebamugava variandi võtma, vaata? Ja siis see, et mul on nii vana telo, vaata, et mul ei tule notification enam, on ju. Mul ka ei tule. Ja siis, nagu mul on settingsis peal, aga ta lihtsalt ei tule enam. Ma võtsin maha. Ja siis ongi, ma ei saa kunagi teha, ma näen alati, et ta mulle mingi 4 vastamata kõnet teinud, vaata, ja siis ta on vihane ja siis saadab mulle pildi, kus ta on unine ja väsinud. See on tal mingi põhiline teema. Aga me peame ta puhkama saama küll, sa näed, et ta on nagu üle töötanud. Me ei tea, kas üle töötama, mis üle, tal on ju tehtud see tuur. No jaa, aga ta peabki nüüd oleks aeg toss välja lasta. No natuke peab lõõgastuma ta küll, jah. Mida?! Ta on täpselt see ja see on nii tema ja ta on nagu see sütik ülilühike. Mille peale, vaata, tuleb mingi suvalt. Ükskord oli veel Tanniga mingi... ma tulin mingile maigile ja sinna Hiiu pubisse ja siis küsisin Tannilt mingi... midagi hästi lihtsalt, küsisin, kuule, kas me saame mingit jooki ka siit või? Ja siis tere, sa kargad näkku mulle, putsi, ma ei tea, nahvu. No ma ei tea, kas just päris nii hullult, aga pani ka ühe siukse maha. Ja see ongi see, et tal on oma ajukeemia, vaata praegu nii selle Dark Soulsi peale nagu kruttinud. Ta on kuidagi, mees on mingit ülestimuleeritud meesand. Ta on vaja kuidagi saata mingisse lingam massaaži või kuskile mingisse floatingus mingi asi, aga no tegelikult, mis kuradi floating, mida perset, sul on raha, osta see sitane pilet ja käi seal Hispaanias, praegu juba läheb normaalseks Portugalis, ei lähe või? Peaks minema küll ju. Valgem aeg on juba seal. Nii kuni ostab paar nädalat ette pileti. Märtsikuus, Madeira, soe ju. Muidugi. Ma vaatan, mis Madeiras ei no kindlalt on. Kuradi märtsikuus sa saad kuradi Austrias päikest võtta. Ja oleneb märtsist, vahest saab, jah. Kuule, et ta tuleb. Väiksed need chipmungi sammud. Kohe tuleb väga hea. See väike sitatilk, mis sul prillaua alla oli lennanud. Jälle pead sitast rääkima. Sorry, noh. Inimesed arvavad, et me olemegi mingid peletasid, kes ainult sitad. Meil on kuradi see... Puuks ja Krooks siin podcastist. Puuks ja Krooks uus podcast. Et selles mõttes me võiksime ikka enda tundelist poolt näidata ja näidata, kui haritud me oleme siin kõik kõrgharitud. Tõsi. Kõik, Tõnu on... Tõnu käib põhikoolis, aga muidu on käia. Tõnu on rohkem selline. Tõnu on täpselt sellises eas, et kui ta oleks tütarlaps, siis sa juba tahaks talle taha keerata. Mis sellest tundelise poole näitamises sai? No on, ega sul on ka oma tihad. Me ei taha, et inimesed peavad meil mingit peletisteks. Kuule, Tõnu, paneme perse sul. Okei, vaatame üle siis, mis praegu me hakkasime sulle reisi sihtpunkte valima. Ja me vaatame, kui see reis on. Sa oled ebanormaalne piider oma sellest pingest. Kuule, Madeiral ei ole soe veel. Märtsiks, no 15 praegu, aga vaata, me rääksime märtsist. Okei, no ja ma vaatan Türgis, Izmiris on 12 kraadi, Kossa muil on 26. No kuule, seal on alati hea. Seal ei ole kordagi kus me vaatame, kuhu sa sooja lähed siis? Irkutski lähed raisk. Jakutsi. Irkutskis on praegu, vaat seal on sulle parast, -18. -18. Ja ma tahan Jakutias käin puhkamas. Tanel Padar. Oota, ma pean saama teid kõrvuti siia. Noor Tanel Padar. Peruus on ka soe ju. Tere, mu telo on nii aegmine. Peru ei ole nüüd Tšiili või? Või need eri riigid või? Tea, mina ei ole eri... See on noor Tanel Padar. Või tea, see on natuke Tanel Padari moodi küll. Natukene, sa oled ka natukene Tanel Padari moodi. Olen küll, jah. Hankova man ju. Hankova man. Üritasid siin mind Lähme Maigile või? Lähme Maigile, jah. Jaa.
kes hostib, ma ei teagi. keda kotib? Minge vaadake Maiduki tuuri. Jaa, õige, me tuuri promo üldse ei teenki. Me saame lõigata ette poole selle. Ütle nüüd, kus maiduk.ee tulen kohale, ma ütlen, kuhu ma ei tule, Jõhvi ei tule, Põlvasse ei tule, mujale tulen, Tõrvasse ka ei tule. Kõik muu peaks enam-vähem nagu maakonniti kaetud olema, et kellel kipitab, kellel isu on, siis tulge ja võtke ligi. Tõrva rahvas, ma arvan, Viljandi kõige lähemal, Võrus olen ka Keilas ja Sauel ei ole, aitäh. Kui tahate midagi värsket ja naljakat. Ja, noh, ma kunagi ei luba otse Lidli Fresh Letilt. Et seda mingisugust lubada tead, ei no küllap ikka on naljakas, noh. Ja mis ma veel oskan teile soovitada? Hingake värsket õhku, käige õues jalutamas. Ja laenake mulle akutrelli. Tavai. Järgi sittuge püksis. Korra aastas võib. See ei ole, see on leemega suss. Mida? See on leemega suss, türa. See on nagu mingi sinu... Mida sa naerad putsi? Türa, see on sinu DJ. Leemega suss. Mida sa naerad? Türa, ma olen mingi DJ või? Kule, ma ei suuda seda fake viha teha. Tän, pane üks päris mida, see päris vihane mida. Teeks oma see vihane nüüd see. No tuleb, panen maigile minema, ma olen 2 tundi lindistanud, vittu, minul pole mitte midagi müüa. Aga Mait, minge teda vaatama, investor koomas. Ei, sa polnud ka üldse siin vihane, see... No ma ei tea, see tuli nagu... No mida ei jaganes, pohku polegi vaja. Spread love, not hate ja spread leeks ja... Haige jutta vaid tšauna. Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon. Ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadi jänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi täna. Mõtle, see on 1 kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad 1 kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. Miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle?